Täna algavad Tallinna merepäevad ja uskuge, te kõik olete sinna oodatud, nii et miks mitte võtta üks vaba päev ja tulla lastega näiteks lustima siia Tallinna lahe peale. Ja kuigi selle laeva pardale, see on jäälõhku ja Tarmo, teid selles mõttes ei oodata, et sellega seilata ei saa, küll saab siia tulla ekskursioonile, siis neid aluseid, mis teid ootavad nii Noblessneris kui Vanasadamas, neid on küll ja küll. No tõite nüüd Tarmo hundi peal siia Vanasadamasse, mis siis tänasel päeval Tarmo meeskond üldse ootab? Tarmo meeskond ootab seda, et me saame tutvustada oma siis Eesti riigi lipulaeva, et kõige vanemat ja kõige ilusamat laeva üldse, et näitame siis rahvale Jäämurdja Tarmot ja peale seda rasket talve nüüd on ju hea, et rahvas muidu ainult kuulis televisioonist, kuidas me sõitsime ja murdsime, et nüüd saavad tulla oma silmaga kaema. No aga öelge, kui nüüd inimesed tulevad selle laeva pardale, et mis nad siin siis eelkõige peaksid vaatama ja mida tähele panema? Laeva ennast ikka, et vaatavad, vaatavad laeva, vaatavad, kus mis asub ja nii seest kui seest väga palju ei näita. Silda näitame, juhtimispulti nõnda öelda, näitame ära ja siis saab vaadata ja laevameeskonnast kindlasti küsida küsimusi ja kindlasti kõik on nõus vastama. Tund aega möödas hundi pealt Vanasadamasse oleme me jõudnud, isegi 2 õppust laeva peal maha peetud ja kui te vähegi saate, siis minge ja külastage Tarmot, aga tegelikult siin maa peal on ettevõtmisi teisigi. Kui olete maa peal, siis kindlasti maa peal on igas sadamas on oma kultuuriprogramm või ka see aasta väike spordiprogramm Kalaranna kvartalis laupäeval. Aga siin Vanasadamas tänane päev on lastepäralt ja õhtupoole alustab Girly Strings, siis tuleb väike avatseremoonia, sealt edasi tuleb kaater ja A-rühm ja kui siin Vanasadamas on programm läbi, siis tervitab teid Lennusadamas tuntud Soome DJ Daruud. Ja kui DJ Daruud on tehtud, siis Kalaranna kvartalis on täna õhtul alates kella 9 kuni südaööni DJ Hennessy Smith, kelle Silent Discot tuleb kindlasti väga palju inimesi nautima. Kui täna enam kuidagi merepäevadele ei jõua, siis ka homme on päev ehk laupäeval saab kuulata ja täiesti tasuta Singer Vingerit, Liis Lemsalu, Grete Paiat ja teisi. Loomulikult saab nautida ka tänavatoitu ja merepäevadele kohaselt kala. Ja meie kõige kuumem kaup on krõbekilu. Wow, nii et ikkagi kala merepäevadel? No eriti palju kalamüüjaid siin ei ole, aga eks mereriik nagu me oleme, eks. Aga kilu me oleme müünud siin juba mingi 15 aastat vist merepäevadel käinud. Ja kilu läheb hästi. Talvel müüme presidendi kilu ja suvel on meil krõbekilu. Nii et tulge läbi. No kala peale võiks ju võtta vahepeale jäätist ka, eriti kui ilm on ilus. Mismoodi see jäätise müük teil läheb siin? Väga hästi läheb. No väravad on ju alles lahti tehtud, kell on vaevalt 12. Palju müünud olete? No ikka päris palju, et enne 12 juba. Aga ma vaatasin, hinnad ei ole vist ka päris hirmsad. 3 palli 5 euri, ei peeta kalliks? No vahest tekib, et on kallis, aga üldiselt mitte. No mida kõige rohkem siin süüakse? Ikka tavaline vanilje, šokolaad või mis teie soovitate? Mulle maitseb vesikäpp ja vanilja kõige populaarsem. No nii, mida öelda kokkuvõtteks, aga teate, kui te ei ole merepäevadele veel jõudnud, siis minu kõrval on Vigri, kes ütleb, miks te ilmtingimata siia peaksite jõudma. Ilm on imeline, Loola laulab ja tulge kõik siia. Aga kes päeval ei jõua, siis õhtul? Ja, õhtul on ka paljud kontserdid, nii et tulge kohale.